Ükskõik, mis tervisehäda inimesel on, esimese asjana pöördutakse ikka perearsti juurde. Tere! Teie juurde pöördutakse tegelikult vist iga tervisemurega. Ma saan aru, et milline see üks päev, üks klassikaline tööpäev välja näeb, kui seda üldse saab kirjeldada? Enamasti ikka saab, kuna me oleme oma tööd hästi korraldanud ja ette korraldanud, ehk et arsti vastuvõtule jõuavad tavaliselt juba eeltriaaži läbinud patsiendid. Ehk kui ma oma vastuvõttu alustan, siis ma tean, kes on tulemas. Selle jaoks, et tegelikult arstini jõuda ju peab kõigepealt ikkagi käima registratuurist või siit infost läbi ennem ja teie vist oletegi see inimene, kelleni nüüd kõik inimesed kõigepealt esimesena oma rõõmude ja muredega jõuavad. Jaa, vastab tõele, et kõigepealt siis tullakse siia, me oleme majasisene registratuur, see tähendab seda, et me haldame kogu majas olevat tegevust. Kui tihti siis tuleb ette see, et patsient tuleb ja ütleb, nii, mina tahan kohe arstile ja või on natukene ka pahane teie peale? Ütleme, et viimasel ajal juba natukene vähem, et võib-olla hea töö on tulemust andnud. Ja ka varasemalt, kui ma alguses siia tööle sattusin, siis oli see päris tihti. Mis need laused või emotsioonid siis siin on, mis pigem negatiivsena teieni jõuavad? No negatiivsena on selline, kui on kas mõnda rohtu ei ole kohe kätte saanud või siis on ise patsient oma mingi tervislik seisund on, mille tulemust on ärev. Terviseseisundid on erinevad ja nii ka inimeste vajadus arstiabi järele. Mitmed uuringud näitavad, et inimeste vaimne tervis on järjest kehvem ning järjest rohkem otsitakse professionaalset abi, mida tuleb tihtipeale kaua oodata. Järjekorrad on tõesti pikad, sellega ma olen absoluutselt nõus. Ma arvan, et kogu see selline üldine maailma olukord ja kõik see, mis meis kõigis tegelikult ärevust tekitab, et see on ka suurendanud neid järjekordi siin keskuses ja minu juurde nii-öelda tulemiseks. Aga ma arvan, et natukene on ka asi selles, et ikkagi see suhtumine ja see teadlikkus on suurem. Tervisekassa andmetel on Eestis 784 perearsti nimistut, nende hulgas on 68 tervisekeskust. Tervist, te tulite just arsti juures, saan aru? Ja, tulime. Kus teie siis täna käisite? Meie käisime beebi 10 kuu kontrollis. Kuivõrd lihtne või keeruline teie jaoks on üleüldse arstile pääseda tänapäeval? Ei kurda üldse, sest et beebiga on kontrollid alati regulaarsed, nii perearsti juurde kui vahel käime ka füsioteraapia juures, et aegade saamisega ei ole kunagi probleeme olnud. Ühes perearsti nimistus on keskmiselt üle 1700 patsiendi. Kasuks tuleb nii arstile kui ka patsiendile, kui on olemas tugev meeskond. Teie töötate meeskonnana siin tervisekeskuses, et millised eelised teie arvates siis nii teile kui ka patsientidele sellel on? No meeskondlik lähenemine ikkagi annab sellise terviklikuma lähenemise või see on nagu see võimalik, eks ole, et kuna me teeme koostööd, mul on siin samas kohe keskuses ju arstid, kes on minu juurde inimese suunanud, mina saan kohe konsulteerida näiteks, kui on vaja, eks ju, me saame teha paralleelselt, arstid kirjutavad rohtu, sellist tabletiravi, mina teen siis rohkem sellist psühhoteraapiat ja me saame arutada jooksvalt näiteks kohe, kui on mingi küsimus. Teil siin meeskonnatöö sujub, teil on erinevad eksperdid koos ühes majas tegelikult tervisekeskusena, aga on ka perearste esmatasandid, kus tehaksegi nii-öelda üksinda kogu see töö ära või ei ole seda meeskonda seal taga. Et kas te saate ka sellest aru, kui võrd keeruline võib-olla siis üksinda niimoodi esmatasandil hakkama saada on? Saan aru, olen töötanud, alustasin noore arstina samuti üksikpraksises ja muidugi see on võimalik. Eriti kui oled noor ja entusiastlik, aga see teenuste hulk, mida saab üksikpraksises pakkuda, ikkagi on väiksem, et siis on mõistlik teha kellegagi koostööd või luua endale mingi tugivõrgustik, kus neid teenuseid saaks. Igal aastal oleks juurde vaja ligi 100 perearsti. Lähiaastatel võib pensionile minna ligi 300 tohtrit. Vaadates tulevikku, siis tuleb 4 aasta jooksul juurde maksimaalselt 120 perearsti, kuid ainult pooled lõpetajatest soovivad nimistuid üle võtta. Mida vajaks esmatasand praegusel ajal? Ma arvan, et häid keskusi, kus ongi kõik võimalused nii-öelda patsiendile pakkumiseks ja motiveeritud töötajaid. Kuidas neid motiveerida siis? Kas ei ole keeruline motiveeritud olla? Sõltub palju juhist. Ma arvan, et see raha ei olegi siin võib-olla see kõige sellisem olulisem asi, et see, kui sul on rõõm tööle tulla, sul ongi nagu võimalus inimesi aidata. Ma arvan, et murekoht võib-olla ongi see, et see töö peab olema patsiendiga vastastikune.
et ikkagi kui patsient tuleb, siis ta saab juhised, mida teha, aga ta peab sellega siis nii-öelda täitma. Et see võib olla kõige suurem murekoht, et ei tulda ootusega, et tulge ja ravige mind, et peab enda poolt ära tegema midagi. Seega, enda tervise eest peab hoolt kandma igaüks ise ning murede tekkimisel saab abi otsida arstilt. Mida rohkem on arste, seda lühemaks jäävad ka ravijärjekorrad ning tugev esmatasand tähendab ka tervemaid inimesi.